Tere, mina olen Ingrid Nielsen ja töötan Eestimaa Looduse Fondis taastuvenergeetika huvikaitse eksperdina. Et võiks ju küsida, et mis on Eestimaa Looduse Fondil, kes on tuntud keskkonnaorganisatsioon oma liigikaitseliste ja muude taoliste tegevuste poolest, et mis tal selle taastuvenergeetikaga pistmist on. Aga võib-olla vähem teada on see, et Eestimaa Looduse Fond on viimased 5 aastat tegelenud väga tõsiselt väga erinevate kliimateemadega, et see teadlikkus jõuaks ka Eestisse ja et ta jõuaks ka igasse ühiskonnakihti, alates eraisikust kuni ministeeriumi koridorideni välja. Et see on olnud päris huvitav väljakutse ja taastuvenergia on siis meie teemade hulgas erilise fookuse all olnud selle aasta algusest alates. Aga tõenäoliselt jätkub see veel järgnevad aastad, sest näeme, et teemasid on väga palju ja energiapööre nõuab väga paljude erinevate osapoolte pilku. Ja minust ka veidi, et minul ei ole keskkonna tausta, mitte rohkem kui see, et ma olen keskkonnaorganisatsioonides viimased aastad töötanud, aga seest on mul sotsiaalteaduste taust ja me oleme juba aru saanud, loodan, et minu kolleegid on sellest aru saanud, et sotsiaalteadlaste või sotsiaalteaduste pilk on selliste suurte pöörete juures hästi oluline. Võimaldab vaadata võib-olla veidi laiemalt kui tehnilise poole pealt ja tuua siis need ühiskonna ja keskkonna teemad ilusti keskpõrandale kokku. Et see seletab ka seda, miks mina olen jõudnud taastuvenergia juurde ja keskkonnaorganisatsiooni. Aga täna ma proovisin oma ettekande kokku panna niiviisi, et räägime pigem laiemalt, et kes ootas võib-olla mult, et ma tulen siia uusi tehnilisi lahendusi tutvustama või rääkima sellisest kitsast innovatsioonist, siis seda ma pigem ei soovi teha. Ma usun, et selleks on teisi, palju rohkem teemadega kursis olevaid spetsialiste Eestis piisavalt palju. Aga usun, et igaüks leiab ka sellest midagigi. Ja ma vaatan, kuidas ma edasi saan siit. Läks. Ja ma lubasin Reelikale, et ma räägin taastuvenergia trendidest. Ma panin siia esiteks ühe sellise toreda visuaalse asja, millega saab tutvuda. Et ma valisin välja täiesti suvaliselt mõned üksikud riigid, et need välja tuua ja siin on näha siis, millised on meie nii-öelda emissioonid, et mis see suur juurprobleem on, miks me ka tegeleme energiapöördega. Ja siit on näha, et suurus ei pruugi alati olla see põhiline argument, kes rohkem saastab või kes vähem saastab, et kes hoolega vaatab, see näeb, et Eesti on koos Soomega võrdsel plaanil täitsa kõrgemal kui Saksamaa või ka Ühendkuningriikide kodanik oma emissioonide arvu poolt. Ja me ei saa selles ainult põlevkivi muidugi süüdistada, et siin on palju erinevaid põhjuseid, miks me oleme sellisel väga ebapopulaarsel võistlusel saavutanud nii kõrge koha. Aga kui me räägime energiapöördest ja globaalsetest suundadest, siis kindlasti on selle peamiseks eesmärgiks emissioonide vähendamine. Et praegustel hetkel me teame, et raportid on leidnud, et me oleme juba ületanud globaalses soojenemises 1,2 kraadi ja 1,5 ei ole tõepoolest enam kümnendite taga. Me räägime sellest ikkagi juba järgmise 10 aasta perspektiivis, et ka see punane joon saab meil ületatud. Et see on peamine põhjus, miks energiapöördele tegelikult nii palju tähelepanu ja ma loodan, et ka aega kulub. Et meil siin Euroopas on küll selleks peamiseks nagu põhjuseks saanud Ukrainas toimuv koletu kuritegu, aga tegelikult on energiakriis juba mitmeid aastaid käigus olnud ja võib-olla me lihtsalt ei ole saanud sellele varem tähelepanu pöörata, sest et tõepoolest odav energia on meid väga paljude aspektide suhtes pimedaks teinud. Aga mis siis toimub globaalselt? No ma proovisin siia välja tuua mõningad märksõnad, et
et mis need teemad on, kellel on tõsine huvi tegelikult ennast kursis hoida, siis ma väga soovitan sellise organisatsiooni nagu IRENA uudiskirja ennast kirja panna. Nad tõepoolest iga nädal räägivad nii laiematest trendidest kui ka pakuvad siis tehnoloogilisi lahendusi, mis on vahepeal välja töötatud. Aga mis siis peamine teema on? Et kui me globaalselt vaatame, siis peamiseks on ikkagi see energiapööre või taastuvenergiale üleminek ja peamiselt räägitakse sellest kontekstist, et kuidas siis nii-öelda globaalne lõuna ja globaalse põhja suhted hakkavad kujunema. Et kelle jaoks need kaks terminit on võib-olla võõrad, siis globaalne põhi tähendab siis, mis tähendabki tegelikult riike, mis on peamiselt koondunud põhjapoolkerale, ehk siis need riigid, mille majanduskeskkond on piisavalt turvaline ja piisavalt rikas, et selle keskmised elanikud põhimõtteliselt panustavad 95% kogu maailma emissioonidest ja globaalne lõuna on siis kõik ülejäänud riigid. Nad on ka kohati siin samas põhja pool, et ka meie naaberriik kuulub sinna alla, aga peamiselt me räägime siis sellest ebaõiglasest situatsioonist, mis on tekkinud muidugi ajaloolistel põhjustel, et väga tugevalt peegeldab see situatsioon kolonialistlikke maailmasuhteid, et need samad jõujooned kuuluvad ka praeguse selle olukorra juurde. Ma ei lasku täna võib-olla sellesse spetsiifikasse, mis need täpsed probleemid on, aga see on kindlasti järgnevate kümnendite teema ka Euroopa jaoks, et kuidas meie panustame sellesse, et maailm oleks energeetiliselt turvalisem mitte ainult meie endi jaoks, aga ka globaalse lõuna elanike jaoks. Teine teema, mis on hästi oluline, on energiaefektiivsus ja sellele probleemile otsitakse lahendusi peamiselt siis digitaliseerimise näol. Et ka Eesti ei ole siin väga palju erinev, et ka meil on räägitud vajalikkusest paindlikkusteenuste järele ja siinkohal ma mõtlen võib-olla pisut laiemalt paindlikkusteenuseid, mitte ainult võrgu tasakaalustamise mõttes, vaid ka selles suhtes, et kuidas me üldse toime tuleme, kui me oleme üles ehitanud sellise süsteemi, mis tõepoolest tekitab meil olukorrad, kus meil on tipukoormused, mida me ei suuda katta. Et kui me räägime nagu ühiskondlikust vaatest, siis võib siia alla lausa paigutada selle, et meie tööaeg 8–5 väga paljuski dikteerib seda, kuidas me oma energiatarbimist jaotame päeva peale. Ja digitaliseerimine tuleb muidugi olulise paindlikkusteenusena sisse, et kuidas siis seda tarbimist või tarbimiskaja siis modifitseerida, mõjutada või suunata, nii et meil ei tekiks seda väga suurt probleemi, mis tegelikult taastuvenergiaga käib kaasas osaliselt ja on veel tehnoloogiliselt lahendamata, et taastuvenergiat, ma mõtlen selle all siis päikese- ja tuuleenergiat, ikkagi saab toota ainult siis, kui need ressursid on parasjagu kättesaadavad. Küll aga võib öelda, et tehnoloogiliselt arenevad nii akusüsteemid kui erinevad salvestusvõimekused väga kiiresti ja selles suhtes see on tõenäoliselt järgmise 10 aasta peamine perspektiiv, mis kiiresti areneb, aga tõenäoliselt ja erinevate prognooside kohaselt ei ole see selline püsiv probleem, mis meil on. Aga muidugi sellel on ka oma tagad, et üks suur teema on varustuskindlus ja varustuskindlus tuleb siinkohal siis teemaks pigem nagu sellest vaatest, et kas me oma tarbimise, kasvava tarbimise suudame ka ära lahendada taastuvenergiaallikatega. Ja siin on väga oluliseks aspektiks ressursikasutus. Eelmisel aastal tegi Soome geoloogiateenistuse juhtiv dotsent või spetsialist maailmas furoori sellega, et nad avaldasid raporti, et millises olukorras on maailma maavarad ja kuidas taastuvenergeetika areng
siis nende kaevamist mõjutab või tegelikult kuidas mõjutavad siis need maavarad, vajaminevad materjalid, seda, kuidas meie taastuvenergeetika areng võiks kujuneda. Ja ütleme, et see oli väga šokeeriv avastus paljude jaoks, et tegelikult on meil keskeltläbi ainult 3% vajaminevatest materjalidest tänase tehnoloogia juures, mida on välja ka võimalik kaevata minimaalselt 100 aasta jooksul, selles mõttes, et nende kaevandamiseks kuluks 100 aastat. Ja lisaks sellele tähendaks see ka väga suurt keskkonnaalast katastroofi, sest see tähendaks väga suure osa seni puutumata maapõuest üleskaevamist. Et kevadel toimunud Eesti Teaduste Akadeemia konverentsil ütleme siis niimoodi, et oli palju inimesi, kelle jaoks see oli esmakordne teadmine, et tegelikult meil ei jätku, vähemalt mitte sellise tarbimise juures. Nii et see küsimus on, et kui me räägime taastuvenergiast, mis nagu nimeliselt võiks viidata, et energia ise taastub ja probleemi sellega ei ole, siis ressursi kasutus, eriti materjalide poolest, on ikkagi vägagi problemaatiline. Lisaks muidugi ka madalamad energiakulud, et see aasta mitte ainult Euroopas, vaid ka mujal ja mitte ainult sellel aastal, vaid see on juba mõneaastane trend, on tõepoolest energiahinnad hakanud kõikjal tõusma, et see ei ole ainult meie siin lokaalne probleem, see ei ole ka ainult Euroopa probleem, vaid see on kõikjal ja selline kiire inflatsioon, sest energiahindade tõus seda inflatsiooni ajab, tähendab tegelikult ka seda, et majanduskeskkond kas peab väga kiirelt kohanema või võib oodata ees ka mitmeid halbu üllatusi. Ja veidi ma mainisin ka seda õiglast üleminekut, ehk see ongi siis see, et kuidas me tegelikult maailmana üle läheme, sest sotsiaalteadlased ja mitte ainult on seda toonud korduvalt välja, et kui me tegeleme ainult oma koduõuel asuvate probleemidega ja oma nii naabrite kui ka kaugemate selle planeedi naabrite peale ei mõtle oma tegutsemisega, et sellisel juhul ei ole sellest suurt tolku, et me siin kohapeal tegeleme oma energiapööradega. Aga ma loodan, et nüüd läheb natuke paremaks. See on päris kole. Euroopas puhuvad ka tuuled, et see suvi mina ei ole puhkust saanud. Et ootamatult saabus energiakriis ka Euroopa Liidu erinevatesse ametkondadesse, rääkimata sellest, et meedia viimased kuud millestki muust tundub, et ei räägigi kui ainult energiakriisist. Ja eks ta ole paljuski võimendatud Ukraina sõja sündmustest, sellest poliitilisest ebastabiilsusest, mis tegelikult tervet Euroopat halvab ja need kiirkorras tehtavad otsused, mis praegu tuleb teha, me peame nagu veenduma selles, et need ei lukustaks meid mingisugustesse stsenaariumitesse sisse, kust võib-olla me paari aasta pärast tahaks väljuda, aga siis enam ei saa. Et ma pean siin just silmas näiteks fossiilkütustesse investeerimist, et see on nagu üks selline trend, mis tegelikult ju Euroopas väga hästi näha on. Et need põlevkivi ja meil siin põlevkivi ja muidu ka kivisöe tarbimine on hüppeliselt kasvanud. Ja või jääb ainult siis, ma ei tea, kas loota või ka tegelikult selle nimel ühiskonnana tegutseda, et tõepoolest need lahendused oleksid ajutised. Aga see ei ole muidugi ka selline ainus selline, et on kompleksprobleem ja kompleksprobleemil on hästi palju erinevaid sisendeid. Et see energiaga varustatus on kohe kindlasti ja energiajulgeolek ka energiavarustuse suhtes on kindlasti väga põletav poliitiline küsimus, millele kahjuks ei ole esialgu veel kuskilt lõppu näha. Et ma loen ühel päeval Eesti Päevalehes ilmuvaid sõjakajastusi niimoodi, et ja järgmisel päeval olen ma juba ei, kaua see kestab. Et see jääb tõenäoliselt meie siinset Euroopa poliitilist maastikku mõjutama kui ka majandusmaastikku mõjutama veel kindlasti aastaks, kui mitte aastakümneteks, sest et energiakriis ei lõppe kindlasti mitte selle sõjaga. Aga Euroopa on võtnud suunaks kiire ülemineku. Praegusel hetkel toimub siis Euroopa Komisjoni ettepaneku
ettepanekute nii-öelda üle arutlemine, need algavad nüüd kohe-kohe oktoobris triloogidel, kus siis Euroopa Liit kompleksselt soovib tõsta oma taastuvenergeetika eesmärke vähemalt 45%-le kogu Euroopa Liidu energiavajadusest peaks siis tulema taastuvenergiast aastaks 2030. Eestis on koalitsioonileping selle tõstnud taastuvelektri puhul siis 100%-le. Veel ei ole ta Riigikogus läbi hääletatud, aga usutavasti sellele siiski sellist poliitilist vastupanu ei osutata. Küll aga ei tähenda see seda, et meil oleks sellega mure murtud, sest et tegelikult teate ju ka kõik ise, et neid taastuvenergia arendusi ei ole sugugi piisavalt, et võiks täie kindlusega väita, et aastaks 2030 kogu Eesti sisetarbimise suudame me ise ka katta päikese- ja tuleenergia näol. Nii et ühiskonnal on päris tugevad õigustatud ootused nii elektri hinnale, et sooviks ju väga jätkata odavamate hindadega, kui praegu on, aga õigustatud ootus ka sellele, et energiakriis ei jää kujundama meie elukeskkonda siin järgmisteks mitmekümnendaks aastateks, vaid et valitsus, ministeeriumid, arendajad, kohalikud kogukonnad, keskkonnaorganisatsioonid leiavad selle viisi, kuidas edasi minna, nii et tekiks lahendus. Mina ei oska lubada odavat energiat. Ma olen vaadanud erinevaid prognoose, erinevaid raporteid ja ma usun, et energia sellist odavat hinda me enam regulaarselt nägema ei hakka, ka taastuvenergia tuleku puhul. Sellel on väga lihtsad põhjused. Kuna me sooviks tarbida nii, nagu me oleme alati tarbinud, siis see tähendab pidevalt suurenemist materjali ja ressursikasutust, mis ajab üles ka hinnad, sest sellel tekib lihtsalt väga suur konkurents maailmaturul. Ja ka igasugused tehnoloogilised innovatsioonid nõuavad väga suurt sisendit. Et sellepärast räägib Euroopa Liit aina rohkem ja minul on hea meel, et ka Eestis on see teadmine jõudnud vähemalt meediasse energiasäästust. Ja energiasäästust võib-olla olete lugenud, siis selle talve kontekstis lähendatakse väga erinevate meetoditega. Et kes Leedus keelatakse öösiti 1 kella 6 tänavavalgustus, või keelatud on väga kole sõna, aga ühesõnaga sellist nii-öelda energia raiskamise erinevaid vorme proovitakse siis vähendada. Ja kindlasti käib siia alla ka energiatõhusus, et Euroopa Liidu poolt on siis ette nähtud nii paketid, abimeetmed töötatakse praegu välja, et tõsta elamufondide energiatõhusust. Ma usun, et kohaliku omavalitsuse tasandil on see väga selgelt arusaadav probleem. Ja sellega koos peaks siis saabuma ka 30%-line energiasääst. See on muidugi kõige hulljulgemates unistustes ainult siis, kui tõepoolest elanikkond ja ettevõtjad ja ka kohalikud omavalitsustasand on valmis tegema neid nii-öelda deep renovations ehk siis kõige energiasäästlikumaid tõhustusmeetmeid. Aga võib-olla siinkohal sellest ei lahku, selles on kindlasti hästi palju erinevaid aspekte, et jääda ainult sellele lootma, sellest on tegelikult aru saanud ka Euroopa Liit ja eriti Euroopa Komisjon. Aga sellepärast olen ma ka siia toonud veel ühe mõiste, mis ei ole väga laialt veel lendama hakanud, ehk energiapiisavus. See on ka üks säästuvõimalus. Tegelikult säästuvõimalus, mis suudab kõige suurema energiatarbimise nii-öelda alla tuua. Et me räägime siin tegelikult tarbimisest, mis on vajalik, mitte tarbimisest, mida me oleme harjunud tegema. Ehk siis võib-olla, kui me räägime nendest poliitika vahenditest, kuidas seda saab kujundada, on hästi lihtsalt öeldes näiteks ühistranspordi ja jalgrattatranspordi eelistamine ja mitte ainult eelistamine, vaid ka selle nimel töötamine, et nii-öelda eraisiku autostumine lõpeks ja kahaneks. Aga sellel on veel palju teisi asju, et ka Saksamaal on
juba hakatud neid meetmeid kasutama, näiteks maksimaalne lubatud sisetemperatuur või maksimaalne soovitatud sisetemperatuur, et mis siin oli eelmine nädal vist, et ministeerium lubas, et nad alandavad oma hoone sisetemperatuuri teatud kellaaegadel, aga siis selgus, et see päris niisama lihtsalt ei lennanud vist. Et eks ta keeruline saab olema, eriti eestlane on väga soojalembeline, et kui ma ei saa lennata kuhugi sooja mere äärde palmi alla, et siis ma tahan olnud kodus 24-kraadises toas viibida. Et siin on võib-olla seda keerulisem ette kujutada, aga et kuidas selliseid meetmeid läbi viia, aga Euroopas on need juba mitmel pool kasutusele võetud. Aga kui te soovite energiapiisavusest veidi rohkem teada saada, siis piisab sellest, et Postimehes ilmus siis augustis selle teemaline artikkel. Me rääkisime energiapiisavusest Eestimaa Looduse Fondi juhatamisel ka Arvamusfestivalil, mille podcastid on nüüd välja tulemas ja ma usun, et see teema jätkub ka erinevate teiste arvamusliidrite sulest. Ühesõnaga, järgmine slaid tegelikult ma lubasin sellest tutvustuses, et ma räägin ainult globaalselt Euroopast, aga ma ei saa kuidagimoodi mööda minna ka Eesti oma kontekstist, et kuidas meil siis siin see energiapööre toimib. Et sel aastal on tulnud päris mitu head uudist ju, et valmis sai Eesti merealade planeering ning selle avalikustamisega koos esitati juba järgmisel päeval 23 meretuuleparkide rajamise kavatsemise taotlust. Et see on väga positiivne ilming ka meie arvates. Ja võib-olla teised asjad on, mis on väga head sel aastal on toimunud Eestis just nimelt see sama taastuvenergia eesmärgi tõstmine. Praegu on käimas ka ENMAK-i ehk energia majanduse arengukava koostamine, mille töögruppides meie ka osaleme ja võib ka öelda, et õnneks seal ei ole seal on ikkagi ka konsensus, et taastuvenergiale tuleb võimalikult kiiresti üle minna ja töötatakse siis välja erinevaid lahendusvariante või viise, kuidas me selleni võiksime ka aastaks 2030 jõuda, ehk siis kogu oma energia tootmise, kogu oma elektri tootmise viia üle taastuvenergiale ja 65% kogu energia tootmisest viia siis üle taastuvenergiale. Edasised järgmised 35% muidugi saavad olema palju keerulisemad, aga aastaks 2050 on Eesti ikkagi lubanud, et ta on 100% taastuvenergiariik ja kui ta ei ole kursis, siis eelmise aasta lõpus ilmutas Rohetiiger Eestile ka energiateekaardi, mis sai kokku pandud siis erinevate nii ettevõtjate kui ka teadusasutuste, teadlaste, energeetikute poolt, kes näevad, et ka konservatiivselt mõeldes on see võimalik juba aastaks 2040. Nii et soovitan sellega ka kindlasti tutvuda, eks ta hakkab meie maastikku kujundama järgmisel paaril aastal kindlasti kõvasti. Aga kui me tuleme kohalikule tasandile, siis ei saa muidugi mitte rääkimata sellest, et üks nii-öelda takistuseks on nimetatud NIMBid. Ma olen neid protsesse jälginud viimased 6 kuud, käinud väga paljudel erinevatel aruteludel, kaebekirjad on jõudnud ka Eestimaa Looduse Fondi ja olen leidnud, et tegelikult meil ei ole probleemiks mitte NIMBi. Või kui on, siis see NIMBi on absoluutselt igaühe kapsaias, nii riigi tasandil, Riigikogus, eraisikutel, kohalikel kogukondadel, aga ka arendajatel. Et väga tihti tuleb välja, et meeldib näidata näpuga, et kui keegi teeks midagi teistmoodi, siis meil läheks veidi paremini nende asjadega. Aga selle aastal on ka ilmunud siis erinevad analüüsid, et millest see nii-öelda NIMBi tuleb ja on leitud, et peamiseks põhjuseks on siiski vähene kaasamine. Ja mitte kaasamine siis arvamuse avaldamise suhtes, vaid pigem kaasamine kohe algust peale, et kuidas inimesed on kaasatud tervesse sellesse protsessi. Aga näed, slaid tuli tagasi. Mulle meeldib seda slaidi näidata või õigemini seda pilti seal näidata sellepärast, tavaliselt kui ma räägin rohepöördest, sellepärast, et ta näeb küll välja väga ilus punane lilleke, aga tegelikult ääretult muret tekitav. See on nüüd aasta 2018 andmetel põhinev ja
võib öelda, et kuigi ei ole koostatud uut raportit, siis olukord on läinud veel kehvemaks. Aga siin on võib-olla 2 kõige olulisemat on siis üleval süsiniku emissioon, aga ka materiaalne jalajälg, mis puudutavad otseselt siis meie energiapööret ka. Teised on seal fosforlämmastik, mis on pigem nagu põllumajanduse teemad. Ja kui nüüd vaadata, siis see sisemine tumeroheline ring, see näitab siis inimeste sotsiaalse keskkonna või ühiskonna arengut, et mis on vaja selleks sotsiaalseks baasiks, et inimeste heaolu oleks tagatud. Ja see on siis üksikisiku perspektiivist vaadates kui ka kollektiivselt. Ja seal on näha, seal on küll praegu mul ei ole märkeid juurde, mis need on, aga 7 ja 9, need on üldiselt selline palgavõrdsus ja võib-olla mingi hariduslik ebavõrdsus meil võib olla. Aga üldiselt meil on päris ilus sinine see sõõr sealt seest. Ja järgmine roheline suur ring on tegelikult ökoloogiline lagi, mis Eestimaa keskkonnal üldse on selleks, et siin eestlased saaksid toimetada, nii et me elaksime jätkusuutlikus keskkonnas. Nagu näha, siis me ei oska selles väga hästi toimetada, nii et me piiridesse mahuksime. Ja siin tekib ka konflikt tegelikult taastuvenergia ja looduskaitse vahel. Et üks minu töö osa on tutvuda igasuguste keskkonnamõju hinnangute plaanidega, erinevate üldplaneeringutega ja igasuguste erinevate lahendustega, mis sellega on. Ja hästi kurvaks tegev trend on ikkagi see, et kuna alati tuuakse põhjuseks nimbid, aga kurb trend on see, et taastuvenergeetikat nähakse siiski kui midagi, mis asub inimestest kaugel. Soovitatavalt metsas. Jaa, palun. Nimbi on not in my backyard, ehk siis mitte minu tagahoovis. Et see on selline väga huvitav termin, armastatakse alati letti lüüa esimese argumentina, siis lõpeb kogu diskussioon. Et jah, see on see teema. Et praegu on tõepoolest, koostatakse juba ka energia- ja kliimakavasid kohalike omavalitsuste tasandil. Näha on, et tegeletakse ka nende arendusalade otsimisega, aga probleemiks jääb ikkagi see, et loodus jääb kuidagimoodi alati sellele hambusse. Et need arendusalad kipuvad ikkagi olema või vähemalt soovitakse paigutada väga tihti sinna, kuhu tegelikult ei ole neid mõistlik paigutada juba sellepärast, et nende sinna paigutamine eeldab siis kas metsade raadamist, kas või rabade kuivendamist, aga ka see taristu, mis pargi üleval või pargi ühendamiseks elektrivõrguga võtab siis ka veel oma osa. Et see on üks selliseid trende. Aga loodetavasti need paranevad, et kuna Euroopa Liidu poolt ikkagi elurikkuse direktiiv paneb meile väga tugevad kohustused selles suhtes, kuhu me üldse võime nagu oma inimtegevust viia ja millistel tingimustel, siis loodetavasti need turvavõrgud ikkagi peavad ja me ei pea siin mõnekümne aasta pärast mõtlema, et ups, valesti läks. Aga õiglane üleminek on ka Eestis väga suur küsimus, et senimaani on olnud energiatootmine ikkagi Ida-Virumaa nii-öelda privileeg või siis nuhtlus ja selle liikumine siis mujale on ka muidugi see, millega inimesed peavad harjuma, sest et taastuvenergeetika tegelikult on oma olemusult hajaenergeetika. See tähendab seda, et tootmine peaks olema tegelikult tarbimisele võimalikult lähedal, seetõttu ka see sama nii-öelda konflikt ka selle vahel, et kas nad peavad olema planeeritud siis metsadesse, metsade vahele kaugele inimestest või mitte. Ja siin me peame siis kogukonnana, tegelikult kõikidel meil on oma roll selles, et kuidas me saaksime ületada seda vastuseisu ja mitte liikuda siis selles samas nimbi mängus edasi ja tekitada veel rohkem konflikte. Jube nõme on ennast reklaamida, aga tänases Müürilehes ma kirjutan kogukonna energeetikast pikemalt, eriti selle kasudest ühiskonnale, et keda huvitab, kuidas võib-olla paremini energia tootmist rahva sekka viia, siis paari päeva või nädala jooksul on seda võimalik ka veebist lugeda, et ei pea ostma endal paberlehte.
Ja üks asi, millega Eesti on ka selle talve valguses järjekordselt edasi liikunud, on fossiilkütustesse investeerimine. Et mõningad trendid ja on näha ikkagi seda, et tehakse praegu kiireid otsuseid, millele ei anta kindlaid väljumiskuupäevi ja sellega seoses võib tekkida täitsa õigustatud pelgus, et järsku see jääbki nii. Et meie kaevandame oma põlevkivi edasi, põletame seda Auvere ahjudes edasi ja olemegi selle taastuvenergiale ülemineku võimalused maha maganud. Selline see olukord on, aga lootusrikas on ta igal juhul. Nii, ma vaatan nüüd järgmine, et kuidas siis ettevõtlus ja taastuvenergia nagu omavahel kokku käivad. Et ma kõige esimese hooga guugeldasin seda, et mis on need põhjused, miks üks ettevõtja peaks üldse hoolima taastuvenergiale üleminekust. Ja mul jäi karp lahti. Et peamiseks põhjuseks oli toodud muidugi energiasääst, teine oli see, et see on ju maailmale hea ja kolmas oli see, et sa näed ise palju parem välja, kui sa taastuvenergiaga tegeled. Et mulle tundus see natukene selline pinnapealne suhtumine, et tegelikult ootab ettevõtlust ees väga suur kohanemisperiood ja võib-olla isegi võiks öelda, et muutumisperiood. Et kasvumajandus on lõppemas, ma loodan, et ma võin seda välja öelda, nii et ma ei pea sööma 20 aasta pärast oma sõnu, aga kui me mõtleme selle peale, et planeedil on piirid ja piirid on ületatud, siis kasvada me enam ei saa. Et sellepärast tõime võib-olla siia esimese sellise muutuse, mis ootab ees, et see on kasumikesksuselt, ükskõik kas me mõtleme siis nagu rahalises väärtuses või ka näiteks töökohtade mõttes, väga tihti ju sellega selgitatakse oma olemasolu või oma tegutsemist, et sellelt me liigume pigem sotsiaalse ettevõtluste mudelite poole, mis tähendab siis seda, et ühe ettevõtte peamiseks eesmärgiks ei ole mitte kasumi tootmine, vaid pigem just nimelt keskkonna ja sotsiaalseid väärtusi juurde luua. Et selle juurde käib väike kasum ka, ärge nüüd muretsege, keegi palgata ei jää ja ka juht saab oma selle nii-öelda hea osa kätte. Aga jah, tõepoolest see sotsiaalse ettevõtluse suund on teistel alustel pisut kui otsene kasumi ootus. Võib-olla selle juures veel on väga oluline ka teadvustada endale seda, et need globaalsed tarneahelad ja mustrid, mis meil on muutumas, ehk seda on näidanud ka praegu viimased kõik tankerite kinnijäämised, kaasa arvatud ka Ukrainas toimuv, aga muidu ka, et kui me räägime ka fossiilkütustest, siis me võime ju oodata seda musta laeva Ameerikast, aga ei tule selle LNG-ga seda. Et kõik tarneahelad kindlasti hakkavad lühenema, sest et pikad transpordiahelad tegelikult tähendavad meeletut sõltuvust fossiilkütustest. Ja enne kui sellele tekib tõsiseltvõetav alternatiiv, võime me oodata seda, et meie nii äriajamine kui ka üldse millegi tootmine, teenuste pakkumine muutub palju kohalikumaks. Teine on muidugi taaskord küsimus säästust ja piisavusest, et taastuvenergeetika nõuab ümberkohanemist ettevõtjatelt ka selles suhtes, et kuidas me saame võimalikult väikeste energiakuludega tegutsemist jätkata. Aga teine küsimus on võib-olla veel isegi olulisem, et kas see, mida ma teen, toodab ühiskonnale või maailmale juurde lisandväärtust, võib-olla peaks mõtlema ümber selle, millega ma tegelen. Ja see eeldabki tegelikult ettevõtjatelt väga kiiret valmidust muutuda ka kardinaalselt. Et kui ikkagi ei saa ühekordseid plastnõusid toota, siis millega ma siis edasi tegelen. Ja panin siia juurde ka sellise eestlastele väga esialgu võõra kontseptsiooni ehk elurikkus. Mina panin siin ilusti võrdlusmärgi ja lahutasin selle elu ja rikkuseks ja see ei ole rahaline rikkus. Aga see on nüüd järgmistel aastatel kohe kindlasti selline, ma ei ütleks mitte ainult trend, vaid saab ka kindlasti nõudmiseks, et igasugused projektid, igasugused maakasutused, millele me oma energia suuname ettevõtjatena,
need nõuavad ka seda, et me võtaksime arvest mitte ainult elurikkust, kui palju teda meie tegevusega hävineb, aga ka sellele, et kuidas me saame taastada ja kuidas me saame toetada elurikkust. Võib-olla hea näide on see, et Eestis päikeseparkidel, eriti arendajate puhul, me oleme soovitanud, et ka seal saab toetada elurikkust, näiteks rajades lilleniitusid, aga oleme jõudnud sellise huvitava vastu, mitte argumendini, aga pigem nagu takistuseni, et kui on vähegi laenurahasid kasutatud, siis tegelikult seda teha ei saa, kuna sellega tulevad kaasa ka näiteks karmid tingimused, kuidas sa seda nii-öelda laenurahadega ostetud vara pead hoidma. Aga see on kindlasti küsimus, millel tuleb kohe praegu mõtlema hakata, kuidas minu tegevused toetavad elurikkust, et kas on võimalik siis kas sisse osta või kellegagi koostööd tegema hakata, et näiteks põllumajanduses või ka nii-öelda oma tegevuse mitmekesistamise läbi seda ka nagu eesmärgiks seada, päris nagu selliseks mõõdetavaks eesmärgiks. Ja väga oluline on ka see maakasutuse mitmekesistamine ja segafunktsioon, et meile meeldivad sellised lihtsad keskkonnad, kus on üks asi, me teame, mis seal on ja ongi korras. Aga tegelikult on ka väga selge, et nende ökoloogiliste koosluste hävinemise põhjuseks on ka meie suur laienemisvajadus. Meil on igale asjale vaja eraldi kohta, meil peab olema tööstuslinnak ja meil peab olema elukoht ja meil peab olema põllumajanduspiirkond, aga mis hakkab juhtuma ja muutuma, mida taas kord hakatakse õige pea ka nõudma, seaduse tasandil on see maakasutuse mitmekesistamine, et väga lihtne näide on siis näiteks päikesepaneelid hoonete katustel, aga ka näiteks põllumajandusmaastikus tuulikud, et mitte suurte parkidena, vaid selliste eraldajatena, mis võib-olla käivad siis käsikäes ka mingite päikeselahendustega ja tõenäoliselt on seal võimalik ka siis näiteks lilleniitu või lambaid karjatada või mingeid selliseid alasid teha. Et see on kindlasti üks, millega ettevõtlus peab arvestama, et ka neilt oodatakse seda mitmekesistumist, et see on järgmiste aastate plaanis sees. Aga ma näen, et ma olen oma aja, ma eeldan, et see aeg on see, et jääb aega ka küsimusi küsida. Nii et võib-olla nüüd ma siis avangi küsimuste jaoks väikese raundi, aga samas ka arvamuste avaldamine, et väga huvitav oleks kuulda teilt ka. Tegelikult on küsitud siin Menti süsteemis ka NIMBY kohta, mis sai juba vastuse. Üks küsimus on veel, mis ma arvan, et on täpselt siis sulle adresseeritud. Kas te loete globaalseks põhjaks ka Hiina ja India? Need kaks riiki annavad kokku 36,3% CO2 heitmest, Eesti osakaal 0,06% ja EL circa 9%. Ja globaalsesse põhja kuuluvad kindlasti ka Hiina ja India, mitte nii väga, et vaatame mille järgi, et kui GDP-d vaadata, siis kindlasti kuulub sinna ka Hiina ja kindlasti kuulub sinna ka India. Aga sotsiaalteadlased, mu kallid sõbrad, on juba mitmeid kordi öelnud, et teiste nii-öelda suurte järgi ootamine ei ole kõige, või õigemini ootamine, et nemad midagi teeksid, ei ole kõige mõistlikum lahendus. Väiksed teevad asju kiiremini, teevad asju paremini ja suured saavad meilt õppida. Et seda meeldib EAS-ile väga toonitada, mina toonitan täpselt sama, aga teeme ise, ärme jääme ootama. Aga küsimusi veel saalist, et siit Mentist on pigem ma näen paneeldiskussiooni jaoks mõtteainet. Heiki Epner ja tegelikult ma tuleks selle kasvu majanduse juurde. Tõepoolest selle üle on arutletud, et lõputu kasv ei ole võimalik, aga ma siiski tooks sellise võrdluse, et kasv ja surve kasvuks tuleb tegelikult elanike arvust. Ja elanike arvust, põhimõtteliselt seda võiks mõõta siis palju elanikke meil ruutkilomeetri kohta tuleb. Ja kui me nüüd teisendaksime Eesti elanike arvu kogu maakera pindala peale, jätaks ära sealt Antarktika, siis me saaksime 4,4 miljardit. Nüüd me läheneme sinna ligi 9, üle 8 on. Ja siit mul tegelikult küsimus tulekski, et me peaksime elanike arvu vähendama, peaaegu
poole. Et mis on teie mõtted, kuidas me inimesi vähemaks saame? Aitäh. See kõlab nagu küsimus aastatest 1930. Tegelikult on ju ka nii, et kas sa soovid ise vastata sellel? Jah, saadame. Osa tahab minna Marsile, mingu aga. Kuigi see võiks toimuda siis mitte meie arvelt, sest et selleks, et Marsile lennata, peaks ka maailmast peaaegu kõik ressursid kokku korjama ja selle laeva valmis ehitama. Aga tulles nüüd päris tõsiselt tagasi, et see on tõepoolest tõsi, et maailmas on inimesi väga palju, aga samas me ei ela võrdsetel tasemetel. Et kui me läheme vaatame keskmise India elaniku jalajälge, siis see on ikkagi kordades väiksem kui eestlastel. Meil endil. Meil on väga kõrge jalajälg ja mitte ainult põlevkivi pärast. Et me tegelikult oleme väga kiiresti oma elatustaseme viinud sellisele tasemele. Ma usun, et kõigil on taskus nutitelefon, mida nad iga paari aasta tagant on sunnitud vahetama. Enamik inimesi tuli siia autoga. Mina tulin ühistranspordiga. Väga mugav, kiidan Raplamaad. Nii, et see on jah, see meie endi küsimus ka, et võib-olla tegelikult ei pea vahendama mitte inimeste arvu, sest sellel on ette nähtud juba langustrendid, ka arvesse võttes, et Hiinas see veel veidi tõuseb, Indias ka, aga ka seal on näha need ette. Võib-olla me ei pea midagi tegema. Ja, see oli ka mul pigem selline retooriline küsimus selle juures ja see surve tegelikult ikkagi need inimesed täpselt on nad siis, loome me selle India lõunasse või põhja, pole tegelikult mingit vahet. Nad tahavad jõuda ka teatud tasemele. Ja see on tegelikult see väljakutse. Ja sellele ei ole nagu praegust siiski, ma julgen ütelda, globaalselt jõutud heale lahendusele. Jah, võib-olla isegi parem öelda kokkuleppele ei ole jõutud, aga võib-olla kokkuleppele jõudmist ei peagi eesmärgiks seadma. Eesmärgiks võiks seada enda jalajälje võimalikult allapoole toomine, nii et see meie tegeliku heaolu ei mõjuta ja eeskuju on ikkagi päris nakkav maailmas ka. Jaa, Kalev Kaljuste Rapla riigimäest. Aga ma isiklikult olen pikalt seotud Tootsi tuulepargiga aastast juba 2011 ja ma tahan öelda, et see NIMBY tendents on nagu muutumas, et kunagi mulle see meenutab seda mobiilimastide aega, et pigem minu maale, eks ju. Sest vahepeal on vastu võetud kohaliku kasu seadus, et mida küll omavalitsus hakkab suuresti jagama ja kui ma olin seal ühel arutelul, siis olid need mehed, kelle maade peal need olid, eks ju, need olid vakka ja siis olid need vastased, need NIMBY inimesed, eks ju. Need tegid palju ka ära. Aga minu selline võib-olla enda näide ja küsimus on see, et pigem tuleks nende tuuleparkide puhul arvestada ka Tootsi puhul nende tööstusaladega, ütleme, et kus siis see kasutegur on kordades suurem ja eks siis ka Tootsi kogukond tulevikus tõsiselt jälgib, mida see suur Põhjamaa, Pärnumaa vald tegelikult korda saadab, sest kõik pallid on omavalitsuse väravas. Et NIMBY tendentsi puhul võib-olla vaadata, et kus on need asulad, kus on need tööstuspiirkonnad, kus saaks neid komplekslahendusi tegelikult välja pakkuda. Just nii, et seal on juba inimeste poolt muudetud maastik, mis tähendab, et tegelikult takistusi on vähem ja kui tootmine peab olema võimalikult tarbimisele lähedal, siis see ongi see ainuvõimalik viis. Et see on ka tegelikult, kui ma NIMBY juurde tagasi tulen, et see tuulikutasu kindlasti ei lahenda kogu seda probleemi, sellepärast kaasamine on siiski veidi laiem kui nii-öelda talumistasu. Et see kaasamine on väga suur võtmelahendus, mille nimel tegelikult ka Euroopas hästi kõvasti praegu töötatakse ja on hästi kiirel arenguteel on kogukonna energeetika. Et sellel on hästi palju erinevaid vorme, ka ettevõtjad on osa sellest nii-öelda mustrist. Ja see on tulnud välja nii Inglismaa kogemusega kui ka Taani kogemusega ikkagi see variant, kuidas kõige lihtsamini saab inimesed ühte paati energiatootmise suhtes. Et kindlasti soovitan selle teemaga tutvuda ja võib-olla võtta enda huviobjektiks. 8 sekundit. Ja siis ma olen jälle moderaator. Nii, ongi läbi, ettekand. Jaa. Tavakikas Raplamaa omavalitsuste liit. Ma lõpetuseks siis viskaks üles suure filosoofilise küsimuse, et millele tõenäoliselt ei ole võimalik lühidalt vastata. Et me rääkisime siin ka
sellest, et kasvumajanduse aeg on möödas ja tuleb mingi teistsugune majandus. Teatavasti kapitalism põhineb kasvumajandusel, ilma kasvuta ei ole kapitalism võimalik ja piisav kasv ei ole see, et ma suudan inimestel palgad ära maksta ja toon kasu ühiskonnale. Et kas maailm on valmis loobuma kapitalismist? Mina ütleks esiteks nii palju, et kapitalism ei põhineb ikkagi otseselt ressurssidel. Kui midagi on lahkelt käes, siis on võimalik seda ka ära kasutada. Et ma olen täiesti veendunud, et me peame selleks lihtsalt valmis olema. Et siin meil ei ole varsti enam, väga varsti enam mitte ühtegi teist võimalust. Usutavasti, või no ma ise usun, olles lugenud erinevaid nii teooriaid kui ka praktilisi näiteid nii tasaarengust kui kestlikust kahanemisest, kui sõõrikumajandusest, kui ringmajandusest, siis see on vägagi võimalik ja nii ehk lokaalsemaks muutudes muutuvad ka need mustrid, et me ei pea otseselt selles kapitalistlikus mängus kaasa lööma. Et hästi tihti armastatakse tuua, et me ei saa midagi teha, et turg dikteerib selle, kuidas me tegutseme. Turg ei ole anonüümne. Turul ei ole sellist nähtamatut kätt, mis seda kontrollib, suunab, teeb, vaid turul oleme me ise. Me oleme seal oma isiklike võrgustikega, oma suhetega ja me tegelikult ise dikteerime selle, kuidas turg töötab. Et isegi mitte tarbija ei ole seal peamine mängi, vaid ettevõtjad ise. Aga see on nii filosoofiline küsimus, et selleks oleks vaja minna pubisse ja mõnusalt juttu ajama, aga mitte praegu. Aitäh! Kuna Mikk ütles mulle, et tegelikult 5 minutit küsimused-vastused lisandusid veel. Ahaa, 2,5 minutit, 2 minutit 33 sekundit on veel aega. Siis see anonüümne küsimus on ikkagi ka veel siin, et andke palun elurikkuse definitsioon. Kuidas teie elurikkust mõõdate? Elurikkuse definitsioon on kirjas Eestimaa Looduse kodulehel. Kutsun teid sinna tutvuma. Ja tegelikult me töötame praegu ka juhendmaterjalide kallal, et kuidas siis taastuvenergia ja elurikkus peaksid kokku käima. Minu jaoks isiklikult on elurikkus see, kui ma tean, et ma liigun keskkonnas, kus kõik selle osapooled on hästi hoitud. Ehk siis mitte ainult mina inimesena, vaid ka kõik loomad, kõik putukad ja kõik taimed ja seened, kes seal soovivad elutseda. Võt. Nii, anonüümsele küsimusele hästi lai vastus. Oleks pidanud selle siia definitsiooni panema siia esitlusse sisse. Aga hea küll järgmine kord. Aitäh teile. Selline filosoofiline sissejuhatus. Nüüd ma olen moderaator.